Tere, mina olen Eliise, olen Tripodi psühholoogilise testimise tootegrupi juht ning tutvustan teile antud videos Tripodi UHI uusi testiraporteid. Kogusime eelmiste aastate jooksul teie tagasisidet testide, testiraportite ja tõlgendamiskogemuse osas ning mul on rõõm teile tuua uuendused, mida olete kaua oodanud. Mis oli uuenduste eesmärk? Uuenduste eesmärk oli lihtsustada ning selgemaks muuta testitulemuste tõlgendamist nii testitäitjale kui ka tõlgendajale ja tellijale. Testiraportite uuenduse teine eesmärk oli muuta testiraportit tänapäevasemaks, atraktiivsemaks, lihtsamaks ja loogilisemaks. Kolmandaks eesmärgiks oli testiraportite uuendamisel vähendada testi tagasiside mahtu. Mida see tähendab, on seda, et testi tagasiside vältel ei pea tõlgendaja enam keskenduma nende testitulemuste tõlgendamisele ning kandidaadile seletamisele, vaid saab koondada oma fookuse eelkõige testitulemuste kontrollimisele, ehk siis siin puhul kontrollküsimuste, näiteks intervjuukaartide kasutamisele. Millal rakenduvad uued testiraportid? Uued testiraportid rakenduvad seisuga 1. jaanuar 2025 ning ametlikult on jaanuarikuu siis testisüsteemis üleminekuperiood, mille vältel võite kogeda erinevaid uusi põnevaid muudatusi. Enne kui läheme testiraportite uuenduste juurde, vaatame üle meie testipagasi. Parema ülevaate saamiseks kuvame Tripodi poolt pakutavad psühholoogilised testid tabelisse. Individuaaltestide kategoorias pakume 3 paketti teste ning 2 eritesti. Spetsialisti, juhi ja nõustamise pakett. Iga pakett sisaldab isiksuse ja vaimse võimekuse testi. Spetsialisti paketti kuuluvad näiteks tuntud Neotri 2 ja VVS7, mis on normeeritud just spetsialisti ametipositsioonil töötavatel inimestel Eestis ja Baltimaades. Juhi paketti kuulub IK juht ning VVS juht, mis on vastavalt normeeritud eritasandi juhtivatel positsioonidel töötavatel inimestel Baltimaades. Nõustamispaketti kuuluvad nõustamistestid IK15 ja VVSN, mida saab kasutada näiteks karjäärinõustamisel. Spetsiifilisemate ametipositsioonide värbamisel pakume juurde ka 2 eritesti. Visuaalne kiiruse täpsus ehk VKT, mida kasutatakse kiirust ja täpsust nõudvatel ametipositsioonidel, näiteks referent, dokumendihaldur või sekretär. Teine eritest oli ruumilise võimekuse skaala ehk RVS, mida kasutatakse eelkõige tehniliste erialade värbamisel, nagu arendaja, tehniline projektijuht, arhitekt, mehhatroonik või midagi taolist. Nagu varasemalt mainitud, on kõik Tripodi testid saanud endale nii uue kuue kui ka nime, mis on kasutaja perspektiivist märksa selgem ja loogilisem, et vaatame need nimed üle. Spetsialisti isiksuse test Neotri on uue nimega Tripod Persona ning vaimse võimekuse test nimega Tripod Persona Analytics. Juhi isiksuse test IK juht on saanud nimeks aga Tripod Leader Persona, võimekuse test aga Tripod Leader Analytics. Nõustamiseks mõeldud isiksuse testi IK15 uueks nimeks sai Tripod Advise Me ning kaaslase vaimse võimekuse Tripod Advise Me Analytics. Nõnda on testid nime alusel lihtsamini eristatavad ja loogilised. Nii nagu varasemalt saab kõiki raporteid tellida nii testitäitja, tellija kui ka võrdleva raporti kujul. Mis on muutunud aga raportite üleselt? Kõik testiraportid on saanud innovatiivse disaini, järgides ülesehitusel kasutaja kogemust. Kui varasemalt rääkisime individuaalselt kasutatavast testidest, siis ühe uuendusena hakkame edaspidi pakkuma uut testi nimega Tripod Team. Tripod Team on meeskonnatest, kuid tuleme selle juurde hiljem tagasi. Mis siis on muutunud raportite üleselt? Täiustatud esilehel kuvame vähem teksti ning on rohkem visuaalseid lahendusi, mis eristab nii juhi kui ka spetsialisti teste. Lisaks on üles vasakule nurka toodud värvidega kodeeritud viited testitäitja, tellija või võrdlevale raportile. Lisaks oleme lisanud eesmärgi kastikese, kus nii testitäitja või tellija saab tutvuda selle raporti eesmärgiga, mida täpsemalt see raport sisaldab ja mis infot võiks te sealt leida. Järgmisena näeme, kuidas kujunevad tulemused kastikest. Siin tutvustame põgusalt varasemalt tutvutud suure viisiku teooria kui ka psühhomeetrilise taustaga. Lisaks toome joonisel välja suure viisiku põhi- ja alaskaalad. Liikudes edasi järgmisele rehele, tulemuste hõlpsamaks tõlgendamiseks on igasse raportisse lisatud tulemuste tõlgendamise juhised. Ning testide üleselt, nagu näha,
on ka uue lihvi saanud skaalade kujundused, mis loogiliselt järgivad skaala taustaks olevat normaaljaotust, andes nii kandidaadile kui ka testitulemuste tõlgendajale selgema ja vähem hinnangut andva arusaama. Varasemalt tuntud emotsionaalne stabiilsus on ümber nimetatud tundelaadiks, samal ajal kui ekstravertsus aktiivsustasemeks. Suhtlemisviis oli vanasti sotsiaalsus, tegutsemisstiili tundsime meelekindluse nime all. Mõttelaad oli avatus. Siinkohal astume sammu tagasi ning selgitame, miks on kõik skaalad saanud uue nime. Baseerudes teie poolt antud tagasisidele, leidsite, et testi tulemusi võib teinekord olla kaunis keeruline tõlgendada. Et mida küll tähendavad see keskmine vahemik ja mida tähendab ka madal tulemus, sest testi raportites oli varasemalt ära kirjeldatud vaid kandidaadi tulemusele vastav vahemik. See aga muutis kogu skaalast arusaamist märkimisväärselt raskemaks ning eeldas seda, et inimesel on pikem kogemus skaalade tõlgendamisel. Kui varasemates testiraportites me nimetasime kõiki skaalasid nende kõrgema omanduse järgi, näiteks emotsionaalne stabiilsus kõrgem omadusena mõõtiski emotsionaalne stabiilsust. Ekstravertsuse skaala kõrgem ots oligi ekstravertsus. Aga kuidas me teadsime siis, mis need keskmine või madalam vahemik on? Testi arendamise protsessi käigus me saime aru, et nõnda me ei tekita ei testi täitjale ega tellijale terviklikku arusaama skaalast. See skaala nimetus ehk kõrgem konstrukt peakski olema see, mida me siis üleüldiselt mõõdame. Näiteks siinkohal võime rääkida suhtestiilist või suhtlemisviisist. Varasemalt nimetasime suhtlemisviisi sotsiaalsuse skaala all. Sotsiaalsus tähendab siis seda, et inimene on rohkem järeleandlikku laadi, naudib rohkem aitamist, altruistlik. Kuid mida tähendas siis see madalam tulemus? Mida tähendas siis ka see keskmine tulemus? Tegelikult üleüldiselt mõõtsime me seda, mis on selle inimese suhtlemisviis. Kas tema suhtlemisviis on pigem järeleandlik? Kas tema suhtlemisviis on pigem kohanev? Või tema suhtlemisviis on pigem selline proovile panev ehk individuaalne? Nõnda me nimetame seda skaalat konstrukti järgi, mida me mõõdame. Kuigi põhiskaalade nimed on muutunud, on alaskaalade nimetused jäänud samaks. Lisaks sellele on igal skaalal 3 kirjeldavat vahemikku, nagu näiteks tundelaadi ehk emotsionaalse stabiilsuse puhul saame näha tundlikku, reageerivat või vastupidavat laadi. See hõlpsustab testitulemuste tagasiside andmist, andes parema arusaama kogu skaalast üleüldiselt, millised erinevad äärmused skaalad kirjeldavad. Kas inimene on tundelaadi poolest pigem vastupidavat laadi või on ta pigem tundlikut laadi või jääb ta tulemus keskele reageeriva laadi peale. Nõnda ei pea enam testi tagasiside andmisel keskenduma vaid ainult tulemusele, vaid saad kandidaadile anda suurema arusaama konstruktist, mida mõõdame. Siinkohal on ehk pasklik küsida, mida siis tähendab see kõrgem konstrukt. Põhimõtteliselt konstrukt on katustermin sellele laadile, viisile või stiilile, kuidas inimene erinevates olukordades käitub. Siis see konstrukt kirjeldab kõiki 3 omadusi. Rääkides näiteks tundelaadist, me saame kirjeldada tundelaadi all 3 erinevat viisi. Tundlikku, reageerivat või vastupidavat. Iga skaala on saanud ka oma värvi. Tundelaad sinise, aktiivsustase rohelise, suhtlemisviis roosa, tegutsemisstiil lillaka ja mõttelaad oranžika, mis järgnevad ka testi raporti üleselt edaspidi. Läheme edasi esimese skaala juurde, milleks on tundelaad, ehk siis varasemalt tuntud emotsionaalne stabiilsus. Vaadates seda raportit näeme 3 vahemikku, millest saime varasemalt räägitud, kui ka igal vahemikule on ilmunud juurde uus tekstiboks. See tekstiboks, mis on rõhutatud, vastab siis antud kandidaadi tulemustele. Näiteks, siin näitel on näha, et antud testitäitja tulemus on jäänud vastupidavasse vahemikku. Selleks, et tekiks terviklikum laiem arusaam kogu tulemusest ning inimene suudaks samastuda oma tulemusega, on lisatud tekstiboks ka reageerivale ja vastuvõtlikule vahemikule. Lisaks eelnevale on uues raportis lisantud uued tekstid tugevuste, väärtuste, sobiva töö või soovituste näol. Siit saame tutvuda sellega, millised on sellise isiksuse laadi tugevused, millised on ehk ohukohad või arengukohad
milline töö võiks ideaalis talle sobida ning mis soovitusi oleks meil sellise kolleegiga, sellise inimesega koos töötades. Liikudes edasi, näeme seda, et kuigi alaskaalad on jäänud samaks, on alaskaalade tulnud täpselt samamoodi kirjeldavad vahemikud juurde. Ehk kuvame nii madalat, keskmist kui ka kõrget tulemust. Ja nõnda sarnane loogika tegelikult rakendubki siis kõikide skaalade üleselt, kus vaatleme läbi aktiivsustaseme, suhtlemisviisi, tegutsemisstiili ja mõttelaadi tulemused. Lisaks uuenenud välimusele spetsialisti testitäitja isiksuse raportis on tegemist ka sisulise kui ka normide uuendusega. See tähendab seda, et muutnud oleme ka tekste, mis on märksa rohkem tasakaalustatud ning toetavamad kandidaadi perspektiivist, kui ka annavad paremat arusaama taaskord kogu konstrukti üleselt. Ning jõuame täiesti uue elemendini. Täiesti uue elemendina tutvustame teile domineerivate omaduste profiili. Domineerivate omaduste profiil toob põhimõtteliselt esile need isiksuse omadused, mis inimese isiksuses kõige tugevamalt väljenduvad. Ja tavaliselt mõjutavad need inimese igapäeva käitumast enim ning on ka kolleegide poolt enim tajutud. Ehk siis siin puhul on rõhutatud just need tulemused, mis on jäänud keskmisest tulemusest väljapoole ehk esinevad tugevamalt kas paremal või vasakul pool. Hea näide siia juurde tuua oleks näiteks ekstravertsus. Kui inimese tulemus on jäänud keskmisse vahemikku, ambiverdi vahemikku, siis seda tulemust siin ei rõhutata. Kui inimese tulemus on jäänud ekstraverdi või introverdi vahemikku, saame rääkida sellest, et see käitumisviis on juba püsiv. See tähendab ka seda, et see võiks olla üks tema domineerivatest omadustest. Kõikidesse testitäite raportitesse oleme ühe uuendusena lisanud enesearengu lehe. Enesearengu leht võimaldab inimesel pärast oma tulemustega tutvumist analüüsida, kuidas nad nende tulemuste osas tunnevad ning sealt oma eneseteadlikkuse teekonnaga edasi liikuda. Vaatleme siin juures ka Telja raportit, mis on märksa lühem ning on kompaktsem. Mis uuendused on Telja raportis? Telja raportis näeme seda, et Telja raport on eristatud punase värviga, samal ajal kui testitäite raport oli eristatud sinise värviga. Telja raporti esilehel eesmärgi tekst on erinev, kuid ülejäänud tekst on jäänud samaks, mis testitäite raportis. Välja on toodud isiklik profiil ehk koondprofiil, kus saame tutvuda inimeste tulemustega ning nende tulemuste tõlgendamise juhised ning lisandunud on ka uus domineerivate omaduste profiil. Profiili joonised on saanud lihtsalt värskema välimuse. Kolmanda valikuna on populaarne meil värbamisprojektides kasutada võrdlevat raportit. Ka võrdlev raport on saanud uue kujunduse ning esilehe perspektiivis on jäänud kõik üsna samaks, välja arvatud taaskord eesmärgi tekst. Ka siin oleme välja toonud koondprofiili isiksusliku profiili all, kus oleme tulemuste tõlgendamise juhised välja vahetanud ajajaotuse vastu, et aru saada, kui kaua on inimene testi täitnud. Uuendusena on lisandunud ka vaimse võimekuse profiil, kus on kuvatud inimese tulemused terviklikult. Sealt edasi juba klassikalisemalt skaalade kaupa, nii isiksuse testi kui ka vaimse võimekuse testi lõikes. Liikudes edasi juhitesti paketi juurde, näeme esimese uuendusena esilehel sellist tugevat musta efektset varjundit. Juhi paketi esileht on siis rohkem sellise premium kogemuse andmiseks ning ka lihtsalt testiraportite eristamiseks saanud teise värvi esilehele. Üleüldiselt tausta ja teooria tekst on sama ning eesmärgi tekst on siis sama vastavalt kas Telja, testitäitja või võrdleva raporti raames. Ka juhi isiksuse testi raportis näeme tulemuste tõlgendamise juhiseid kui ka uuenenud koondprofiili, kus näeme juba uusi skaalasid kui ka uusi skaalade nimesid. Ka juhi isiksuse testi raportitesse on plaanis lisada tugevuste, väärtuste, sobiva töö ja soovituste sektsioon, kuid see tuleb juba tulevikus. Samuti näeme juhi isiksuse testi raportites ka domineerivate omaduste profiili ning enesearengu lehte. Need olid siis muudatused, mida viisime sisse isiksuse testi raportitesse. Vaatame, mida uut leiame me aga vaimse võimekuse testi raportitest. Vaadeldes kaugemalt mõlemat raportit, näeme, et ka siin puhul on nii testi täitja kui ka Telja raportid eristatud nii sinise või ka punase värviga. Ka esilehe osas on üldine loogika jäänud samaks. Ära on kirjeldatud testi eesmärk ning teooria, mida
kasutame. Järgneb pikem tekst, kuidas siis teiste tulemusi tõlgendada, mida tähendab põhi-, kesk-, kõrgtaseme tulemus, mis on tegelikult juba varasemad raportitest meile tuttavad. Liikudes edasi tulemuste juurde, näeme ka siin puhul seda, et skaalad on saanud ka siin puhul uue disaini, mis järgib siis vastavalt normaaljaotuse loogikat. Ehk siis kesktasemele jäänud tulemus on kõige populaarsem tulemus, kuhu skoorida. Ka siin puhul näeme siis kirjeldavad vahemikke madalale, kõrgemale ja keskmisele vahemikule, mis tekitab inimesele selgema arusaama oma tulemustest ning konstruktist, mida mõõdame. Kõige lõpust leiame vastuste jaotuse lehe, kus on välja toodud ajakasutus ning uuel kujul erinevad vastatud küsimuste ning nendest õigesti vastatud küsimuste määr. Telia raporti puhul on taaskord tegemist kompaktsema versiooniga, kus oleme lahti seletanud tausta, tulemuste tõlgendamise juhise ning esitanud vaid üleüldist vaimse võimekuse profiili, kus on vastuste jaotus ning tulemused juba ühiselt esitatud. Nõnda nagu juhi isiksuse testi raportites näeme ka vaimse võimekuse testi raportites seda, et juhi paketi esilehed on siis tumeda värvusega. Ülejäänud on kõik sama. Vaatame siinkohal ka üle erivõimekustestide RVS ja VKT raportid, mis üldises loogikas tegelikult järgivad sama loogikat, mis ka varasemad spetsialisti ja juhi testid. Esilehel kuvame teooriat, teisel lehel tuleb siis tulemuste tõlgendamise juhis kui ka teooria ning vastavalt ka siis sarnastele tuttavatele skaaladega tuleb juba siis tulemuste tõlgendamine ning ka vastuste jaotus. Sarnaselt näeme ka teise erivõimekustesti visuaalse kiiruse täpsuse test ehk Tripod Visual Precision. Seda, et tulemused on saanud uue kuju.